Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist! Meie tänane teema on kirik ja riik. Need on kaks väga olulist mõistet, mis ajaloos moodustavad võimu legitiimsuses ja kõrgema sotsiaalse ühiskonna kui riigi funktsioneerimise põhimõtted ja alused. Ennem kui me Eesti Vabariigi põhiseaduses fikseeritu juurde läheme, väikene eellugu sellest, kuidas perekonnast saab suurperekond, suurperekonnast hõim, kuidas veresugulus, mis väga tihedalt seob inimesi, loob sugukonna keha. Sugukonna keha on niisugune kollektiivne inimkooslus, kus inimeste vahelised veresidemed on niivõrd tugevad, niivõrd tihedad, et võiksime piltlikult öelda, kui ühele inimesele tehakse haiget, siis kõik karjuvad. Nende kokkukuuluvustunne on niivõrd võimas, niivõrd tugev. Need on perekondlikud sidemed ja nüüd, kui suurperekonnad on moodustanud hõimu ja mingil territooriumil elab lõpuks palju hõime, nii nagu oli rahvastel, kes stepis elasid nagu mongolid või Hiinas, millal toimus hõimude ühendamine üheks rahvaks, siis on alused pandud ka riigi tekkele. Esimene asi siis, mis loob ühtlase homogeense inimhulga, on veresugulus, perekondlikult kiivalt kokkukuulumine, mis tähendab ka kindlaid rassilisi ja rahvuslikke tunnuseid. Rass loob kultuuri, kultuur on rassihinge väljendus, selles väljendub selle antud rassile eriomane universumi ja absoluudi suhe. Seega, kui me küsime, mis on siis rahvus, kas rahvus on veri ja geenid või mentaalsus, mis tähendaks siis seda, et mis tahes teisest rahvusest või rassist inimene, omandades teises kultuurkonnas elades teist laadi mentaalsuse, kas me võime siis öelda, et tema rahvus on see, mida määratleb mentaalsus, või on inimese rahvuse tunnuseks eestkätt siiski veri geenides ja nii-öelda tema hinge sügavuses, raku ja hinge mälus peituv. Selge on see, et kui me sotsiaalsete olenditena õpime meid ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas käituma seal kehtivate reeglite kohaselt ja omandame need samad suhtumise viisid, sõnavara, tonaalsuse, mis tugevasti või mis ongi mentaalsus, siis ometigi kriisiolukordades või erilistes situatsioonides lööb välja ikkagi tegelikult see, mis on sinu rassilis-rahvuslik päritolu. Sa reageerid teisiti, sa reageerid aeglasemalt või ägedamalt, nii et olemuslikult ikkagi inimese rahvus on veri ja geenid. See on see, mis toimib siis, kui ekstreemolukorras mentaalsustegurid nõrgenevad, taanduvad ja inimene peab toimima vastavalt oma vaistudele, vastavalt sellele, mismoodi ta ise on oma kõige olemise suuremas sügavuses füüsiliselt struktureeritud. Niisiis ka maailmavaade ja geenid on omavahel seoses. Seda on ju kõik maailma rahvad oma rahvuseks sünni ja juba hõimu tasandil näinud, et mitte kõik ei kõlba juhtideks, vaid et ühel on need kaasasündinud omadused, mida Euroopa kultuuris on nimetatud õilsateks, aadelkonnaks, eedelmannideks
ja et mingid sünnipärased eelomadused peavad olema, mis juba määravad ilma mingi välise õpetuseta maailmavaate, hoiakud, väärtushinnangud, arusaamise iseenese väärikusest ja aust. Nii et rahvus, kui sünnib, siis rahvuse sünni juures on alati vaja täita 2 väga olulist tegurit. Üks on kõigepealt juht. Kõikide rahvaste rahvusliku sünni alguses, see on see hetk ajaloos, mil hõimud ühendatakse, ilmub välja võimas juht, kes selle ühendustee teostab. Seetõttu küsitakse ka reisides teistes riikides meie käest, kes on teie riigi looja. Kes on need isad, kes seisavad alguses, kes panid aluse teile kui rahvusele ja riigile. On loomulik, et iga rahvas, kes on jõudnud rahvusliku enesetunnetuse, rahvusliku teadvuseni ja määratleb ennast mingi erilisena, ühelt poolt küll universaalsena, inimesena, sukku kuuluvana, kuid teisalt sinna kuuluvana mingil temale omapärasel ja temale omasel viisil. See on see, mis tuleneb siis tema rassi eripärast. Ja et see juht on see, kes otsustaval hetkel, kui on tekkinud see niisugune hulk, kindel kriitiline hulk, mis võimaldab rahvuse sündi, siis see sünniteadvus, seda alati ju üks juht viib ellu ja selleks on ikkagi loomupäraste juhi omadustega inimene. Ega ei ole ju toimunud rahvaste sünd niimoodi, et sinna hõimude juurde tuleb keegi loenguid pidama, alamastme ja keskastme juhi kursust läbi viima ja õpetama, kuidas seda teha. Ehkki ka nii on toiminud ajaloos ja toimib tänini, et need, kes arvavad, et nende see küsimus on selge, võivad seda teistele õpetada, siis algselt kerkis rahva hulgast ise esile see, kes kõige võimsamal, kõige selgemal ja jõulisemal kujul kehastas kõiki rahvuslikke omadusi. See oli see juht, kes pidi suutma, kui niisugusi väljendeid tarvitada, karjale tagada julgeolekut ja juhtima neid karjamaale, kus toit on. Nii nagu lambakarjajuhtki peab ja iga karjajuht hoolitsema 2 elu olulise valdkonna eest, see on toit ja julgeolek. Ja loomulikult kohe lisandub sinna mitte vähem tähtis valdkond elus, see on järglased, järglaste saamine, järglaste hoidmine, toitmine, et oleks järjepidevus või nagu me tänapäeval seda ütleme, jätkusuutlikkus. Kui need tingimused kõik on täidetud, siis jõuab rahvas riikliku eneseteadvuse tasandile. Riik on kõrgeim sotsiaalse ühiselu vorm ja see on ka rahva, ütleksime niisugune kõrgema küpsuse vorm. Võimekus korraldada elu riiklikult ja riiklikul tasandil. See mõiste riik on meile nagu igale teisele rahvale, aga eestlastele praegusel hetkel oluliselt väga tähtis ja et mõista, mis on riik, milleks on riik ja mis on riigi ülesanded ja teisalt, missugused on kodaniku õigused ja kohustused riigis, et riigi kodanikuna käituda, riigi kodanikuna olla, siis selle koha pealt tõepoolest me vajaksime maast madalast väga korralikku süsteemset, professionaalset õpetust ja kasvatust, et kõikidest oma rahva lastest, oma riigi lastest, kes meil siin elavad, kasvatada teadlikke, vastutustundlikke, seaduse kuulekaid, seadusi austavaid ja neid kõigiti täitvaid riigi kodanikke. Meil on siis ilus ja kõrge ideaal. Meil on eesmärk, mille poole püüda individuaalselt ja kogu ühiskonnaga. Mis on siis riigi ülesanded? Riik ei ole omaette eesmärk ise. Riik ei ole mitte mingi niisugune organisatsioon, kes on asi iseeneses ja kelle jaoks on rahvas. Vaid vastupidi, riigil on ülesanne rahva ees. Riik ei ole eesmärk iseeneses.
tema loomine võib mingil ajaloo hetkel olla esimene eesmärk, kuid ainult kui vahendi loomise eesmärk. Meil ei ole vaja kaugelt otsida ajaloo filosoofiast riigi definitsiooni. Eesti Vabariigi põhiseadus, haruldane ja püha dokument, fikseerib selle kohe põhiseaduse alguses selgelt ja ühemõtteliselt ära. Peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Me ei väsi seda kordamast. See tähendab ka kõikide Eestis elavate teiste rahvuste ja kultuuride säilimist, mitte nende tasalülitamist. Seega rahvus ja rahvuskultuur füüsilises, vaimses ja moraalses mõttes tähendab ühesuguste inimolendite koos arenguvõimalust. Miks on rahvuskultuur oluline? Aga sellepärast, et igasse rahvusesse geneetiliselt kuuluv inimene saab ise indiviidina ja riigi kodanikuna areneda nendes piirides, mis temale on looduse poolt antud ja nende õiguste poolest, mis temale on riigiseadustega antud, täiusele ainult oma tegelikus elemendis. Sellepärast ongi Eesti riik näinud oma avaruses ja suuruses ette kultuurautonoomiad. Saades aru, et mida enam üks inimene indiviidina omas rahvuses ja kultuuris on võimeline olnud ja kasutanud seda arenguvõimalust, seda parem riigi kodanik ta ka on. Ja nii see on. Seega Eesti riigi põhiseadus oma preambulas on ääretult tark, võtab kokku väga suured ajaloofilosoofilised tõsiasjad lühidatesse selgetesse formuleeringutesse ja määratleb ühtlasi ära ka need printsiibid, mille nimeks on vabadus, õiglus ja õigus. Need on suured, kõrged ja pühad printsiibid. Nende elluviimine ei ole muidugi lihtne, need nõuavad pidevat valvelolekut, pidevat jälgimist, pidevat tööd. Selleks näeb ka põhiseadus ette näiteks õiguskantsleri institutsiooni, et põhiseaduse täitmist oleks võimalik jälgida ja jälle seaduses ette nähtud korras. Nüüd, kui ei toimuks niisugust õigust, vabadust ja õiglust kõikidele inimestele, kõikidele riigis elavatele rahvustele ja nende kultuuridele, siis lõpptulemus on vastupidine meie poolt loodetule. Mida segatum on veri, seda väiksem on kokkuhoiu instinkt, seda väiksem on sobivus üksteisega ja selle tulemuseks on lõpuks pooleldi või täiesti haige ühiskond, kus inimesed ei suuda määratleda oma identiteeti. Selle tulemuseks on, nagu Augustinus juba sellest räägib, de civitate deis Jumala riigist, üks esimene ajaloofilosoofiline korralik teos peale piiblit ja räägib niisugusest ühendusest nagu magnum latrocinium. See peaks tõlkes tähendama umbes midagi suurt röövlijõuku või midagi taolist ja et ühiskonnas võib ka olla oht, kui puudub see ühendav printsiip, et ühiskond saab saagiks mingile inimrühmitusele, kes omavahel on hästi organiseeritud, kuid kelle huvid riigi ja ühiskonna suhtes ei ühti kogu ühiskonna heaolu ja üldise hüve huvidega. Me näeme neid ohtusid ju alati, nii füüsilisele kui inimeste vaimsele eksistentsile. Me teame ise, kui palju meie ühiskonnas praegu just nimelt selle tõttu on füüsilist viletsust ja moraalne katk, mis eetikakriisi nime all on meil üldtunnustatud ja kõik need muud negatiivsed nähted. Narkomaania on üks kindel näide sellest inimesest, kelle identiteedikriis on suur ja kes otsib oma käe peal mingit ühildumist universumi, ühildumist kõiksusega ja muidugi haaratakse siis nii esimeste kõige lihtsamate vahendite järele, mis peavad pakkuma hetkelist unustust, olgu see alkoholism, olgu see siis narkootilised ained.
Nende mõnuainete masslevik on kindel tunnus ühiskonna kriisiseisundist ja väga ohtlikust kriisiseisundist, mis nõuakski just riigipoolset, eriti kindlakäelist ja otsustavat sekkumist. Olemine ja olemasolemine. Nüüd jõuame riigi käsitlemisel ühe teise või õigemini veel tähtsama momendi juurde. Võib-olla oleks pidanudki järjekorrast alustama teisiti, mis on siis kirik. Kui me räägime kirikust üldmõistena, mitte konkreetselt kristliku religioonina, vaid kirik kui sotsiaalses ühiskonnas kehtiv ideoloogia, sellele ühiskonnale ja seda ühiskonda siduv ideoloogia ja hoiak, siis võime rääkida Vana-Kreeka puhul templist. Ja võib-olla sõna tempel algselt olekski meil kõige õigem, see tähendab pühamu. Igal rahvusel, igal rahval, iga kultuuris on pühamu. Ilma pühamuta ei ole. Loodusrahvastel on tabu. Tabu on see, mis on keelatud. Keelatud on see, mis ohustab üldist hüve, ohustab elu. Kristlikus religioonis on selleks sõnaks püha. On olemas pühad asjad. Väga kurb on see, mis toimub praegu, nii ütleme suures plaanis kultuurkondade vahel, kui kunagi kristlik lääne ühiskond, kes on tegelikult ammu kristlusest taganenud või õigemini selle moondunud vormiga jõudnud teatud tühjusesse, siis lääne ühiskonnas ei ole enam midagi pühat. Ükski asi pole püha. Iga asja võib pilada, pilgata. Ei ole ühtegi niisugust piiri, mille ees öeldakse stopp siiamaani, rohkem ei tohi. Inglismaal pidi olema kord, et 2 nime ei tohi pilada, ka Hyde Parkis mitte, see on Jumal ja kuninganna. Et normaalsel rahval peavad olema pühad asjad, mida ei tohi pilgata. Ja eks Eesti rahvas peab küsima, mis on temal need pühad asjad. On selleks laululava, ilmselt mitte. Mis on need pühadused, mille ees me tõstame otsustavalt häält ja protesti ja ütleme aitab, siit maalt, rohkem mitte. Kas me lubame rüvetada Eesti lippu või ei luba? Sellest sõltub see, kas meile on midagi püha, kas meile on püha meie riik. See on oluline keskne küsimus Eesti rahvuse ja kultuuri säilimisel, kas meie rahvas hakkab mõistma riigipühadust ka. Ja teiseks, kust tuleneb riigipühadus. Jõuamegi ääretult olulise ajaloo filosoofilise küsimuse juurde, see on võimu ja riigi ideoloogiline põhjendamine. Vana-Kreeka tempel oli jumalate võimu esindamine inimühiskonnas. See tähendab, iga sootsium pidi põhjendama võimu endast kõrgemate printsiipidega. Selleks olid personifitseeritud kosmilised jõud ja me oleme rääkinud ennem, selleks olid ka need jumalate nime all või keda me jumalateks nimetame taevast tulnukate poolt loodud maine tsivilisatsioon. Paraku piibli sõna otsene tõlge on need, kes taevast tulid. Nii, jätame selle küsimuse praegu nüüd sinna, aga see tähendab, maine elu peab olema kooskõlas universumiga, universumi seadustega. Missugune võim on legitiimne, me põgusalt sellest eelmises saates nii ääri-veeri rääkisime, need on tõsised teemad, ma kordan, tõsised ajaloofilosoofilised teemad, mis nii tunniajalistes raadiosaadetes on väga põgusalt käsitletavad. Siis kui me võtame ja vaatame niisugust olulist üleminekuperioodi või aega ajaloos nagu Rooma impeeriumi jõuetuks muutumine ja kustumine. Rooma impeeriumi langus, selle kohta on ju kirjutatud põhjalikke teoseid, ja sellest langusest kirjutas juba ka Augustinus sel ajal, kui see langus toimus. Tekib küsimus, kui niisugune raamat oli olemas nagu De Civitate Dei, miks riigijuhid ei lugenud seda läbi ja kohe ei võtnud tarvitusele abinõusid, et impeerium ei hukkuks.
aga kehtib niisugune seadus. Igal asjal on oma aeg. Kui see aeg ei ole täis, siis ei lükka seda keegi ümber. Kui aeg on täis, siis ei hoia keegi püsti seda asja enam. See on ajaloo aja kohutav karm seaduspärasus. Ajaloofilosoof ju vaatab kõike hetkeseisu ajaloos mitte absoluutsena, mitte absolutiseerides seda, vaid igal juhul alati kui ühte hetke, mis teatud ajaloolise hetke on ja siis kaob. Nii kehtis see kommunismi kohta. Minule kui ajaloofilosoofil oli see alati selge, et Nõukogude impeerium ja kommunism on ajutised. Nii oligi. Sama selge on mulle see, et liberaalne turumajandus ja kapitalism on ajutised. See süsteem sööb iseenda ära. Ta on jõudnud juba ideoloogilises mõttes oma absurdi ja inimesed hakkavad ära väsima vale elust. Tüdimus tuleb sellest peale. Sest et siin ei ole üks põhiosa inimese elust korraldatud, see on meditaatsio. Ja ei ole põhjendust, universaalset põhjendust selle korra õigsusele. Nagu rääkisime, liberaalne demokraatia polegi poliitiline süsteem, see on ainult valimine ja majandus. Aga inimene ei ole ainult valimine ja majandus. Aastatuhandete kultuurid ei olnud sõnagi valimisest ega majandusest. Ja need kultuurid olid pikaajalised. Nii et ajaloofilosoofi otsus praeguse aja kohta on, et see kriis, mis juba on, no ka mitte ajaloofilosoofile silmaga näha, see ainult süveneb. Või siis me nii inimese loomulikud looduspärased instinktid teda õpetavad ja juhivad selle loomulikuma elu juurde tagasi, loodame. Nüüd kui Rooma impeerium ammendub, siis ta ei ammendu mitte sellepärast, et tal ei oleks olnud ressurssi füüsilises mõttes, vaid tal puudus impeeriumi olemasolu õigustav ideoloogia. Vanad jumalad hakkasid surema, sest oli sündinud uus arusaam võimust ja uus arusaam universumist ja uus arusaam inimesest ja uus arusaam jumalast. Jumalate asemel tuli Kristuse läbi ainujumal. Universumi seadused peavad kehtima ühiskonnas. Ja Kristuse ajaloolise isiku läbi sünnib ajaloos täiesti ainulaadne pretsedenditu pööre. Selles mõttes võib öelda, kristlus on religiooni loolise arengu loo tipp ja lõpp. Midagi rohkem ei saa tulla, sest et kristlikus maailma käsitluses, inimese käsitluses, antropoloogias on inimese mudel tõeline jumal, tõeline inimene. Need kaks on koos. See, mis läbi ajaloo oli inimeste jaoks oluline, jumalikustumine, jumalat ja inimeste maailm, on antud inimesele võimalus jumalikkust ja inimlikkust ühendada ja ühtlasi on antud ka see, mismoodi see peab toimuma. See on Kristus teadvus, mis on antud inimühiskonnale. Ja seega küsimus legitiimsest võimust on ootamatult muutunud ja kuidas? Kui vanade rahvaste arusaam oli see, et valitseda tohivad ainult jumalatest pärit olevad liinid, need vereliinid, mis on algusest peale, kui Anakimid rajasid maatsivilisatsiooni, et valitsemise õigus on ainult nende järglastel, siis kristlus on ka poliitilise filosoofia mõttes täielik revolutsioon, kui seda sõna tarvitada. Ja sellega algab ju tegelikult see, mida me nimetame demokraatiaks selle sõna õiges ja tähenduses ja õiges mõttes. Mis on siis selle mõte? Mõte on see, et kui jumalik õigus tuleb inimühiskonda läbi Kristuse, siis Kristus on loonud selleks institutsiooni ja kiriku. Seega ootamatult tekib mis ajaloos? Tekib see, et vanad dünastiad, vereliinid, ei pea olema ainukesed võimu juures, vaid et võimu legitiimsuse andmine kuulub kirikule kui inimühiskonnas jumala representandile, kiriku kui institutsiooni läbi. Ja Kristus ju rajas selle institutsiooni. Kõik need
pseudoajaloolaste väited, nagu oleks kirik kujunenud ajaloos hierarhiliseks institutsiooniks, on väärad. Need inimesed pole viitsinud Uues Testamendis lugeda seda, kuidas Kristus rajab nimelt institutsiooni, seab selle ette Peetruse ülemaks, karjaseks ja loob hierarhia, piiskopid, preestrid, diakonid ja muud allametid. Ta loob hierarhilise süsteemi algusest peale. Seega on Kristus inimesena ajaloos ainulaadse institutsiooni rajaja ja looja. Ja sellele institutsioonile on antud kõik võim taevas ja maa peal, mis tähendab, sellest alates iga maapealne võim on legitiimne siis, kui ta leiab kiriku heakskiidu. Ja kui me rääkisime nendest riigiteooriatest, kristlikest riigiteooriatest, siis sealt toodi selgelt välja üks ja mis. Rahval on siin õigus kaasa rääkida. Ja nüüd, kui tuleme ajalooliste konkreetsete olude juurde, siis 4. sajandi alguses Rooma impeerium tajub hiline impeerium oma kriisi. See kriis oli eestkätt ideoloogiline ja ideoloogiline kriis on alati võimukriis. Konstantinus Suur, nimetuse Suur on ta ajaloos täieõigusega ära teeninud. Konstantinuse suurus ja tarkus on selles, et ta saab aru, et vana ideoloogia on surnud ja impeeriumi ehk inimühiskonna kõrgeimat eksistentsivormi, mis on üle riigist, see on impeerium, mis on nii-öelda eri riikide kooslus, see, kuhu praegu Euroopa Liit nüüd usinasti pürib uuesti luua keskaegset Euroopa impeeriumi, ainult et keisririigi asemel on nüüd natukene teistmoodi need asjad. Siis Konstantinus 325. aasta Nikaia kirikukogul, kirik pühitseb tegelikult triumfi, ta on 300-aastase võitluse tulemusel osutunud võitjaks, ta on võitnud vana impeeriumi ja võitnud vana impeeriumi jumalad jälitatu seisundis olles, mis tähendab seda, et kirik on omale ühiskonnas võimu võidelnud kätte mitte keiserliku edikti läbi, vaid märtrite verega ja oma õpetuse õigsusega ja eeskujuga. Ja nüüd, kui Konstantinus otsib aluseid impeeriumile, siis ta klammerdub kiriku külge, sest ta näeb, et kirik on ainukene see ideoloogiline, religioosne alus, millele impeeriumit saab edasi hoida ja ehitada ja põhjendada. Sünnib Büzantslus, 1000 aastat teist Roomat. Vaatame järgmist huvitavat momenti Euroopa ajaloos. Kui poliitiline võim kolis nii-öelda Roomast Konstantinoopolisse, siis võimutühemikke kunagi ei teki. Ja Roomas automaatselt mitte ainult vaimulik, vaid ilmalik võim nii-öelda kukkus Rooma piiskopile sülle, kes oli esimene piiskop kirikus, keda me tunneme tänapäeval paavsti nime all. Paavst omandas ühtäkki selles ajaloolises situatsioonis nii ilmaliku kui vaimuliku võimu täiuse. Ja nüüd, kui põhja pool frankide aladel on vana vereliini kuningaliin merovingid, siis 8. sajandil toimub suur muutus ja muutus on selles, et ristiusk on enne vastu võetud Clodovechi ajal, et majordoomustest Karl Suur saab keisriks ja tema saab Rooma kirikult legitiimsuse. Saab keisri tiitli ja toimub Rooma impeeriumi renovatio impeeri. Sellega koos on ka see teooria translatio impeeri. Et impeerium kui legitiimse võimu sümbol inimühiskonnas võib aegruumis rännata või liikuda ühest kohast teise. Seega luuakse siis Karl Suure ajal või pannakse alused Euroopa ühtsele keisririigile, seda ta loob samuti kiriku abil. Kirik oli see hierarhiliselt korraldatud, haritud institutsioon, kelle abil Karl Suur ehitab üles Euroopa ühiskonda. Ja samal ajal kiriku kaudu tuleb legitiimne võim. Sealt sünnib ka läbi terve keskaja
see võimuvõitlus kahe mõõga vahel, kas kõrgeim võim poliitilises mõttes kuulub kirikule, see tähendab paavstile või kohalikule kuningale, kohalikule valitsejale. See investituuri tüli all tuntud võimuvõitlus, sõnast investiire riietama, see tähendab, kellel on õigus ametiriietesse kedagi panna ehk võimu anda, puudutas seda, kellel on õigus määrata kohalikke piiskoppe, kas paavstil või kohalikul valitsejal, fürstil. Ja selles investituuri tülis see asi käis nii kahtepidi, kord niipidi, kord teisepidi, et kelle käes antud hetkel selles dramaatilises võimuheitluses just siis see jämedam ots oli. Ei saa siis olla ühtegi kultuuri, ühtegi riiki ilma ideoloogilise aluspõhjata, mis põhjendab ühiskonna eksistentsi, mis loob suhte universumiga ja absoluudiga. Seega ei ole ühtegi kultuuri maailmas ilma religioonita, ilma selle ideoloogiata. Ja kui me ühelt poolt küll räägime, et tänapäeva demokraatlikus riigis puudub ideoloogia, siis see on ainult jutt. Ei saa olla ühtegi sotsiaalset inimkooslust ilma ainukehtiva ideoloogiata. Ja ka meie niinimetatud pluralistlikus ühiskonnas tegelikult on väga sallimatult ja ühemõtteliselt olemas ainult üks lubatud ideoloogia. Me sellest veel pisut räägime. Olemine ja olemasolemine. Nüüd tuleme meie Eesti probleemide ja Eesti asjade juures. Paraku on Eesti ühiskonnas kõiges selles, mis puudutab haridust riigi ja kiriku osas, kui inimühiskonna kultuuri ja riikliku eksistentsi kõige olulisemate mõistete osas valitseb Eestis masendav harimatus. Harimatus ei ole ise hull, kui inimene tahab ennast harida ja õppida. On ju selge, et kui me midagi ei tea, siis võetakse kätte ja tehakse endale see küsimus selgeks. Aga siin on üks kummaline fenomeen, et Eesti ühiskond paistab, et oma valdavas enamuses ja vähemalt need, kes väga valjuäälselt ühiskonnas sõna võtavad ja siin hüsteeriat teevad, et tahetakse edasi jääda täielikku teadmatusse selles kahes kõige olulisemas küsimuses. See on see, mis on riik ja mis on kirik. Ja millest tuleneb riigi pühadus ja üldse pühaduse mõiste ühiskonnas. Milles on põhjused? Räägime nendest natukene. Miks see nii on? Kõigepealt juba siin samas Baltikumi piirides me võime väga teravalt näha niivõrd erinevaid rahvaid nagu leedulased ja eestlased. Põhierinevus on kahes teguris. Üks on see, et leedulased on tõuliselt teised kui eestlased. Ja me näeme ka, et see religioosne arusaam, mis on kujundanud sajandite jooksul rahva mentaalsust, ka see on olnud erinev. Leedulased on katoliiklased, eestlased on kultuuri, traditsiooni ja mentaalsuse järele protestandid. Need on inimesed, kelle psüühikas domineerib protest. Kõige vastu, mis maailmas üldse on. Eriti heade asjade vastu, paraku. Ma tunnen Eesti rahvast eriliselt hästi, tema viimsete hingesoppideni, sest ma tean selle psüühika kujunemise ja ajaloolise saamise lugu, kuidas see toimunud kõik on. Miks siis tahab Eesti ühiskond püsida jätkuvas teadmatuses ja harimatuses kahes nii olulises küsimuses, millest alates õieti võiksime rääkida meie lülitumisest suure Euroopa ühiskonda? Milles põhjused on? Eestis riiki on olnud 88 aastat. Sellest 88 aastakesest on, nii ütleme, iseseisvust olnud kui kaua. 20 pluss 15, ütleme 35 aastat, see on armetult pisike aeg. Ja teisalt, kui me vaatame, et Eestis kirik on olnud 10 korda kauem, siis mis on taganud Eesti rahvuse ja kultuuri
säilimise läbi aegade. Kui riiki pole olnudki, kes seda siis on säilitanud? Kirik. Mis või kes oli see, kes Nõukogude ühiskonnas, kus oldi ideoloogilistel põhjustel eriliselt valvas ja selles riigis ei talutud väiksematki teistsugust ideoloogiat veel vähem avalikkuses, on kirik või oli ainukene institutsioon ametlikult ja seaduslikult, kes kuulutas ja praktiseeris täiesti vastandlikku ideoloogiat. Seega, kui vaadata ajaloos seda, kui palju on Eestis olnud erinevaid võõrvõime, mis on siis taganud Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise olukorras, kus puudus oma riik, kus vaheldusid poliitilised võimud, mis või kes oli see, kes tagas rahva jätkusuutlikkuse, järjepidevuse, kultuuri ja rahvuse säilimise. Küsimus on praegu selles, kas antud hetkel Eesti riik, täites põhiseadust, suudab Eesti rahvust ja kultuuri säilitada või mitte. Seda näitab aeg. Aeg ajaloos on näidanud seda, et kirik on suutnud. Muidu ei oleks Eesti rahvast praegu olemas. Paraku enamus Eesti rahva teadmised koosnevad sellest, et öeldakse sulle 3 sõna ainult. See on siis tule ja mõõgaga, siis kindlasti on inkvisitsioon, nõiad ja enam-vähem umbes sellega see haridus piirnebki kõik. Ma ütleksin väga halb valik. Ajaloos kindlasti on kõik, ajalugu saadavad alati negatiivsed nähted, see on selge. Aga alati tuleb esitada ka küsimusi. Keda ja miks? See ongi ajaloolase ülesanne. Ja samal ajal jääb kuidagi tähelepanust täielikult välja see, mida kirik on tegelikult ühiskonnas olnud, kui me võtame kõigepealt, mis ta on andnud kultuurile. Rääkimata sellest, et inimeksistentsi teoreetilis vaimsed alused. Teiseks, et kiriku institutsioon on hoidnud perekonda ja taganud inimeste füüsilis vaimse jätkusuutlikkuse ja moraalse jätkusuutlikkuse põlvest põlve. Et kirik on loonud hiilgava arhitektuuri, et kirik on loonud ainulaadse kujutava kunsti, täis vaimsust, mille sügavust mitte kuskilt enam mitte keegi ei ole võtta seda. Et kirik on loonud ainulaadse muusika, et meie oma muusika tipud on religioossed inimesed. Hiljuti me terve kuu aega, nii Arvo Pärt oli meil siin päevakorral. Arvo Pärt on sügavalt religioosne inimene, kelle looming ei ole üldse võimalik vaadelda lahus mitte lihtsalt niinimetatud usklikkusest, vaid konkreetsest kuulumisest idakirikusse. Ta on selle kiriku praktiseeriv aktiivne liige ja tema looming on lahutamatult seotud sellega. Nüüd meil on Mozarti aasta. Mozart oli veendunud, andunud katoliiklane, kelle kogu looming on kantud sellest vaimust. Rääkimata Bachist, kui me võtame kogu oma kultuuriajaloo paremiku, siis see on kristlik kultuur. Ja need inimesed, kes on loonud need ainulaadsed väärtused, see on olnud kiriku institutsioon ja inimesed, kes on olnud sügavalt seotud selle dogmaga. Miks me seda ei näe? Kas tõesti meie valik on ajaloost ainult see, et me sorime prügikastides ja otsime, kas midagi halba on? Miks me ei otsi midagi head? Tuleb meelde üks Baudelaire'i poeem Lõhnaõli pudel ja koer, kuidas poeet on ostnud Pariisi parimast lõhnaõli ärist kõige kallima ja kõige parema parfüümi ja ütleb koerale: tule mu hää kutsu ja kurva elu kaaslane, nuusuta maailma parimat ja peenemat lõhna. Ja koer tuleb ja taganeb ehmatades ja vaatab talle etteheitvalt otsa. Ja siis poeet ütleb, et sina mu kurva elu kaaslane oled nagu kahejalgsed. Kui sa pakud neile head, seda nad ei taha ja siis sa lähed ja sorid ninaga roojas. Kõlab karmilt, aga kahjuks paljude puhul nii on. Igaüks leiab ja otsib vastavalt oma maitsele, arusaamadele, oma kvaliteedile, mida ajaloost keegi otsib. Tuleb osata alati näha tervikut ja seda, mis tervikus toimub. Ja loomulikult seda nii
materiaalset kui vaimukultuuri pidi ka kaitsma labasuse, rumaluse, nõmeduse, kõige selle eest, mis üldist hüvet ohustab. Kui seda enam ei toimu, siis me näeme, mis lahti läheb ja missugused džinnid on pudelist valla päästetud. Aga nüüd on siin veel üks tegur, milles siis ikkagi on, miks on eestlane nii tõrges mõistma niisugusi suurusi nagu riik, kirik. Miks talle need mõisted vasta hakkavad? Ka siin peitub suuresti saladus ajaloos. Kui ühe rahva ajaloos on toimunud sage võõrvõimude vahetus. Igat võõrvõimu huvitab mis? Selle rahva hulgast kollaborant. See, kes töötab võõrvõimu heaks, keda saab ära kasutada see uus võõrvõim koha peal oma võimu teostamiseks. Ta ei saa seda teostada nii, et sellest ei võta osa kohalik elanikkond. Mis inimtüüp on see kollaborandi tüüp, kes alati on valmis ükskõik missuguse võõrvõimuga nii-öelda liituma ja teda teenima? Me näeme, et see on täpselt üks ja seesama orja ja kupja mentaliteeti kandev inimene. Ükskõik mis lipp, ükskõik mis ideoloogia, ükskõik missugune poliitiline pööre, see inimtüüp ujub nagu kork vee pinnal. See on põhimõttelage inimene, kellel ei ole mingit usku, mingit ideaali, mitte midagi, ei rahvustunnet, ei midagi, teda huvitab ainult isiklik heaolu. Ja seetõttu see on tagatud, kui sa oled mis tahes võõrvõimule truu kaasabiline ja oma truuduse kinnituseks muidugi oled siis hästi halb oma rahvuskaaslase vasta. Nende arvel nii-öelda ostad omale võimult siis soosingut. Nii et kui me oleme näinud siin mitte väga ammu tagasi, kuidas nii paari tunni jooksul kommunistist sai kapitalist ja vahetati lippu, siis arvestage, et need inimesed võivad esimese pöörde puhul pöörata ennast jälle ükskõik kuhu. Peaasi, et säilitada ühiskonnas seesama positsioon, kupja positsioon. Ja see ongi üks väga karm ja julm ajalooline põhjus, miks paraku läbi aegade on Eesti poliitilised olud soosinud seda tüüpi inimeste edukust, vaat see on see pinnal ujuv kork. Ükskõik mis võim, ükskõik mis asi. Mulle tuleb meelde kunagi, kui üks mees hooples sellega ja ütles, mina olen osanud iga võimu ajal hästi ära elada. Kas see on ühe vaba inimese ideoloogia? On see väärikas? On see austusväärne? Kui ideoloogiaks saab oskus iga uue võimu ajal ära elada. Minu arust ei ole see väärikas, aga eks igaüks otsustagu ise, mis tema jaoks väärikas on. Ja seega kuni kehtib orja ja kupja mentaliteet, on väga raske midagi muuta, sest et pärivuse teel geenidega antakse need omadused edasi. Ja kui jätkuvalt poliitilised olukorrad soosivad seda tüüpi inimest, siis kindlasti on meie nii põhiseaduse ellu rakendamine kui põhiseaduses fikseeritud riigi ülesanne ja selle täitmine, kuidas seda öelda niimoodi diplomaatlikumalt ja viisakamalt, jälle täitmise on suure kahtluse all. Või see ei toimu nii, nagu see peaks toimuma. Ja me näeme nüüd, kuivõrd olulised on just nimelt need omadused, mis tunduvad vähem tähtsad. Kui ühes ühiskonnas on põhirõhk pandud majanduslikule edukusele, siis kindlasti kupja mentaliteet toimib suurepäraselt. Aga kui ühiskonnas on teised väärtushinnangud, kui ühiskonnas on kõrgemad väärtused, mis on olulised, ja seda me näeme nüüd praegu sellest, kuidas minul on isiklikult häbi lääne maailma pärast, kuhu ma ise kuulun. Mul on häbi selle inetuse pärast, et kui meil endal pole midagi püha, siis me arvame, et teistel ka ei ole. Ja nüüd see suur pahameel, mis on islami maailmas ja mida meie, kui me ennast kristlaseks peame, peaksime häbenema ja vabandama, et niisugune asi on juhtunud, et kui meile pole midagi püha, siis see ei anna meile õigust pilada seda, kui teisele on midagi püha. Need, kellele on midagi püha, on meist võrratult kõrgemal seisvad, ka siis, kui nad elavad viimases vaesuses, sest vaesus ei ole neile probleem.
Neil on muud asjad tähtsamad. Miks me arvame, et see, mis meile on tähtis, peab olema kindlasti tähtis teistele rahvastele, teistele kultuuridele või et nemad peavad elama nii nagu meie moodi kõike tegema. Mis õigusega me nõuame seda? Ja samal ajal me räägime pluralismist, multikulturaalsusest, sellest, et tuleb mõista ja sallivalt suhtuda teistsugusesse. Siin tuleb silmakirjalikkus eriti võikalt esile, kaksikmoraal. See ei ole karm jutt, see on tõsiolu, veel isegi võrdlemisi leebe väljatoomine. Aga kas tõel ei ole piisavalt väärtust? Kas ei ole tõde ise kõige olulisem? Sest kui me lakkamatult endale valetame, siis me läheme ainult ühest kriisist teise. Tõde iseenda kohta, tõde olukordade kohta, tõde maailma kohta, tõde ajaloo kohta. Kui me räägime, et tõde teeb vabaks, siis tõepoolest ta teeb seda siis, kui teda tunnistatakse. Olgu ta mis tahes. Nii, et niisugused sügavad tõsised mõisted nagu riik ja kirik, mis meie kõnekeeles võivad olla iga päev tarvitusel, tegelikult kas me üldse aimame selle kahe mõiste ääretut sügavust, olemuslikku tähtsust meie eksistentsile ühe rahvuse kõrgemas kooselu eksistentsi vormis, riiklikus eksistentsi vormis. Siis see tähendab seda, kui me oleme kristlased, kui me oleme tõesti demokraatia poolt, siis see eeldab, et iga inimene seda kahte mõistet, riik, kirik, teab ja mõistab. Selleks, et riigi kodanikuna täita oma kohust, peab teadma, millega tegemist on. Teisiti ei saa riigi kodanik olla riigi valitseja see, kes on üks osa riigi kõrgeimast võimust. Tänan tähelepanu eest. Kõik kuuldu on mõtlemiseks, mitte uskumiseks. Ajaloo filosoofiliselt arutles ja mõtles Einar Laigna. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.